väga ilus koht on siin kõik ja nii, et siin Peipsi ääres, et nautige ja leidke enesele midagi sellest loomingust, mida me oleme püüdnud väljendada. Ja siis, kui teil tekivad mõned head mõtted, et siis on siin väike selline raamatuke ka, et külaliste raamat, et võite julgelt kirjutada täiesti vabalt oma häid mõtteid. Ja mina olen siis Elo Lõtsepp ja minuga on selline lugu, et nii vana, kui ma olen või nii noor, kui ma olen, kunagi, ma olen küll hariduselt kunstiajaloolane, aga ma ei ole ise julgenud kunagi pinslit kätte võtta, sest mul olid ikka sõbrannad ja sõbrad, kes olid sellest minust osavamad, olid ka kunstnikud, ka mu pinginaaber Maris seal, et ühtepidi mul nagu ei olnud vaja, keegi ei oodanud, et mina ka midagi maaliks ja teistpidi, mida vanemaks saad, see enesekriitika tõuseb ja mõtlebki, et ma ei ole õppinud, ma ei oska. Ja täna on veel eriti tore seda öelda, et täpselt 5 suve tagasi mu tütar saatis mu maalilaagrisse, ütles, et nii ema, nüüd on aeg käes ja minu juhendaja, kelle juures ma siis iga suvi käin seal Läänemaal maalimas, on Anne Parmastud, kes just täna kuulutati välja, sai Konrad Mäe preemia oma sellel suvel Haapsalus toimunud näituse eest. Nii et mul on nagu nii hea meel, et meie näituses samal päeval saab avatud. Ja mina oma piltidega tegelikult ma just tahangi julgustada, et kui on veel teisi selliseid, kes mõtleb, et miks nüüd mina või ma ju ei oska, siis kunagi ei ole hilja hakata nagu proovima, sest kui Merikese pildid on kõik juba sellised läbitöödatud, läbimõeldud, siis minul on, iga pilt on täiesti uus ootus. Et ma mõtlen, et nüüd ma tahan hoopis teist tehnikat, teisi värve, teisi asju proovida ja siis ma teen uue asja. Ja ehkki meil on vee teema, siis minu pildid on sellised väga kaootilised, aga vesi on iseendast, kui istuda pool päeva seal vee ääres ja püüda seda maalida, siis ta vähemalt 10 korda on oma palet juba muutnud, nii et nagunii on ta täiesti erinev ja kui veel pilved sinna juurde, mis alustada täiesti pilvitu taevas ja äkki tulevad täiesti mustad pilved sinna, minu pildid on jah, selles mõttes kõigile julgustuseks ja ma tõesti tundsin suvel, et nii vahva oleks Merikesega koos selline pildirida panna kokku, et sain nagu julgust sellest, et äkki võib ka juba peale selle, et